täna valmistame ette homset hernesuppi. Seda selleks, et kruup ja herned on vaja enne läbi pesta ja leotada vees. Selleks läheb siis 150 grammi odrakruupi ja 250 hernest poolitatud. No ma loodan, et saan ta siit lahti. Nii. Siis paneme siit nulli. Ja kaalume ära. Muidu ma tavaliselt nii täpselt ei kaalu. Natukene läkski rohkem. Aga mõtlesin, et selle retsepti puhul peaks ikka enam-vähem neid mõõtude ja kaaludega arvestama. Seega siit võtame natukene maha jälle. Kruubid saime ühele poole ja ilusti ka omale topsi klaaspurki. See on sellepärast, et igaks juhuks, et hiired ligi ei pääseks. Ja sellega on ettevalmistused poole peal, sellepärast, et siis tuleb hakata hakkima ja muud ettevalmistused ära teha. Lisaks kruubile ja hernele läheb siia sisse veel 2 suuremat kartulit. Siis 1 suurem sipul, mida mul on küll 3 väiksemat. Ja 3-4 porgandit ka. Ja rohelist. Rohelise asemel on mul varsseller. Ja loomulikult suitsuliha. Hea oleks, kui oleks suitsukoot, aga mul on koot tavaline, lihtsalt esialad. Ja suitsupõsk on mul ka. Kooritud kartulit pannakse tavaliselt külma vette seisma. Senikaua, kuni neid lõpuks vaja läheb. Sipula jätame viimaseks, enne tegeleme lihaga. Seda peaks olema kilo, mul on kuskil 900 grammi. Ja lisaks on ka need koodid ka ju. Nii et lihapuudust ei peaks selles supis küll tulema. Ja lihatükid meeldivad mulle ka pigem sellised väiksemad, kui et liiga suured. No välja arvatud koodid. Koodid lähevad tervenisti sisse.
Nüüd mulle tundub, et ta läks käima. Ehk siis aur tuli välja ja nüüd see hakkab see nupukene ka tõusma. Nupp peab tõusma niimoodi, et 2 oranži joont jäävad näha. Nii, praegu on 2 rõngast ilusti näha oranži. See tähendab, et veerand tunni pärast peaks olema asi valmis, ehk siis kella 6. Siis vaatame, mis sellest välja tuleb. Kell on nüüd 6 ja on aeg avada pott. Võtame talt tulelt ja vaatame siis. Nii. Nüüd ta siin on. Hakkame vaikselt aga auru välja laskma. Praegu kohe veel ei saa ka lahti teha, sellepärast et ta on ikka väga kuum, aga kohe me saame oma uudishimu rahuldada. Vaat selline hernesupp käib praegu siin. Ja mis oleks siis veel parem, kui peale vastlalõugu üks mehine hernesupp võtta. Ja seajalad on ka valmis, ehk siis kõik see, mis vastlavurriks teha, on ka olemas. Supp on seal. Nii et head isu. Herne kiirkeedusupp. Ei jää millelegi olla tavaliselle hernesupille. Täiesti sulab suus.